Tšau. Mina olen Jokker. Nimi läks meelest ära. Läks mu nimi meelest ära. Kati. Ja teeme kolmanda osa sarjast Kill this shit. Let's kill this shit. Endal ka nimi meelest ära. Jah, aga mõtlesime täna, et kolmandas osas, et 2 oleme rääkinud toitumisest, aga kolmanda osa võiks rääkida natuke treeningust. Et kui me räägime natuke treeningust, siis kõiki kindlasti ei jõua rääkida. Et siis küsige, siis teeme täiendava osa. Siin keegi veel soovis, et räägiks ka cheat day'st, aga muidu läks kõik nagu ainult toitumise peale. Et täna me räägime toitumisest nii palju, kui et neid küsimusi tulnud on. Cheating day video mõtlesime, et teeme cheating day'l, et siis võib-olla hea näidata ka reaalselt mingid asju. Jah, et cheating day me mõtleme siis, et patustate toiduga, mitte ei tee oma naisele sarvi. Et meil peale tuli sinna mu blogisse trainhard.ee, siis seal on Jokkeri blogi, kes ei tea selles keskkonnas midagi, minge sinna, lugege. Seal on ka palju teisi ägedaid blogisid. Et tuli mõned küsimused, et Kati loeb ette ja siis vastame. Aga jällegi ma tuletan meelde iga video. See on ainult see, kuidas mina oma asju teen. Mõnes mõttes ka me teeme koos neid asju. Et kindlasti võib olla ka teisi variante, teisi tõdesid ja nii edasi. Et igaüks valib endale ise. See sari Let's Kill This Shit ongi see, et kui ma räägin nüüd endast, kuidas ma ise teen, et see ei olegi nii palju taotletud selle peale, et tehke teie ka. Okei. Keegi, või mitte keegi, aga foorumist kasutaja nimega Stan on küsinud siis suure hulga küsimusi, 8 tükki. Tuleb vist ikka toitumise. Võtame siis nad kähku läbi. Okei, ühesõnaga esimene küsimus. Mis on sinu treeningu ja toitumise allikad, netilehed või midagi sellist? Mida sa usaldad ja mille põhjal teed mingeid katsetusi ja kas toimib ka sinu enda peal? No ma olen sellega tegelenud päris palju juba oma 20 aastat vist tuleb ära, aga ütleme nii, et muidugi alguses kõik see pool kogu sellest kremplist on siuke ilma internetita, ilma igasuguse asjata põlve otsas aretamine, aga... See, kus sa saia sõid, et proteiini saada. Jah, see, kus ma saia sõin, et proteiini saada. Aga siis ongi mul erinevaid treenerid on, olen kellega teinud koostööd, ma olen kõiki neid valgu rasva dieete proovinud, kuredi proteiinid. Kapsasupi dieete, mis iganes. Et ka neid, kus siin targutavad palju praegu, et vähe proteiiniga seda kõik, et lõpuks ikkagi leiad ikkagi selle õige, et see ei tähenda seda, et mingi, et ütleme nii, et mõnes dieedis isegi, et on omad isegi positiivsed plussid, aga mis kõige paremini minu peal toimib ja ilmselt seda tulemustest kehamuutuses kõiges näha, et siis, et minu allikas on ikka mu enda treener, keda ma tegelikult ikka väga usaldan, et ma panen siia selle video jooksma. Lukas Osladil, kes on IFBB Pro ja kes on mulle nõu ja jõuga abiks, kunagi oli au taga tuttavaks saada. Ja meil sõpradest on siiamaani säilinud ja nüüd teeme natukene koostööd. Ka tema videod, kus me käisime külas, võite ka Joutubi kanalist leida ja nii edasi. Aga see on jah, mu allikas, mida ma kelle järgi ma teen ja mul ei ole ühtegi põhjust kahelda tema sõnades, isegi kui mõni asi, mis ma mõtlen, et kas ikka päris peaks asi toimib. Okei, mis on sinu makrode jaotus ja miks just selline? No siin niisugust jaotust laias laastus ongi, et süsivesik, ütleme, et siis proteiinid ja valgud, mis on sama asi, et siis neid on mul umbes 3 grammi kehakaalu kohta, aga ka mitte rohkem, siis rasvad sõltuvalt mis ajahetkel, aga nad ei ole kindlasti, mul ei ole enam sellist proteiini või rasvadieeti. Et mul on kindlasti rasvad sees ja, aga pigem on jah, teevad sinna võib-olla siis
pigem sinna 30-40 kanti hetkel. On ka muidugi ekstreemsusi näiteks, et vahetult enne võistlust, kui tõesti see vorm ei tule ja kuskilt ei ole enam haugata, siis ma isegi lülitan võib-olla vahest kui rasvad täiesti välja. Sihukest asja kindlasti soovitan lihtsalt mingi tavainimestele või et seda võib pigemalt jälgida, sest rasvad on ikkagi tähtsad. Et kõik makerad on tähtsad ja rasvadest tulevad need hormoonid ja kõik nagu. Eriti naistel. Jah, eriti kui te kasuta hormoone. Ühesõnaga. Ja süsivesikud siis, et nendega ma siis reguleerin vastavalt oma välimust, oma kaalu. Kui mul on langetada vaja, siis ma kärbin süsivesikute arvelt, kui mul on vaja kaalu tõsta vaikselt, siis samamoodi ma mängin süsivesikutega, siuke hästi lihtne stamptõde nagu. Et palju ma süsivesikuid söön, mis on jällegi sõltub vaatepildist, et praegu mul on 300 natuke peale ja noh, mis teha, ma ei saa endale oluliselt rohkem lubada, noh kindlasti saaks ja poleks võib-olla ka välimusel väga viga ja võib-olla isegi mingi lihas kuskil kasvaks kiiremini, aga nii see hetkel praegu on, et võib-olla mingi hetk siin suve algul võib-olla ma tõstan võib-olla rohkem, et saada veel seda massi taha, kui peale mida tuleb kohe rasvapõletus. Nii, järgmine küsimus. Toit on sul pigem rasvavaesem, alla 1 grammi kilogrammi kohta päevas. Kas selline lähenemine toetab testo tootmist kehas? Jah, kui te olete nii vana mees, siis ega te enam ei looda selle looduslikule testole nagu. Ja kui rääkida natuke hormoonidest, siis kui kasutada hormoone, siis ei ole vaja nii palju mõelda võib-olla, et. Aga jah, et niimoodi, et mingi rasvad nii ülimadalaks, et see pigem on juba ekstreemsus, et mida siis kasutada tõesti võib-olla lühiajaliselt ja niimoodi naturaalselt kõike teha, et siis jah, kindlasti 1 gramm võiks olla täiesti vabalt siuke stamp nagu. Aga rasva on vaja, aga sellega ei pea nüüd tihti minu jaoks niimoodi, et öeldakse tuuakse mingi tõde välja või mingisugune asi, aga siis seda nagu punnitakse liiga äärmustesse, et nagu ühelt poolt on ta õige, aga teisest küljest nagu minnakse sellega kogu aeg järjest rohkem, järjest kaugemale, järjest äärmustesse, et kas need äärmused kõik nagu peavad olema, ma ei ole selles kindel. Millist varianti sa kasutad 1 kord nädalas, kas cheat meal või cheat day ja miks? Ja kui palju suurem on kaloraaž sellel päeval? Kas sellel päeval sööd pigem high carb foods ehk et siis kõrgete süsivesikusisaldustega toite või mida hing ihaldab? Cheat day'st me teeme eraldi video, aga laias laastus on ikka nii, et mulle meeldivad cheat day, need on lahedad, need on ägedad. Ja mu enda treener soovitab ja maailmas absoluutselt need kõik fitnessid teevad, miks ma peaksin tegema mingisugust konnatiigi loogikat, kui on mingisugust spetsialistist siin välja kasvanud meil, aga et kui on cheating day, ütleme nii, et mul eelneval, et samal päeval ja järgmisel päeval, kuidas natuke mu toitumiskava endal muutub, et need cheat day'd oleks võimalikult siis niimoodi valutud. Aga kui on cheating, mul jah, et nad võib lugeda, et see ei ole cheating day, et mul ei hakka see hommikust saati pihta ja et võib-olla siis cheat meal'id või siis cheat pool day, half cheat day. Tegelikult see on ikkagist niimoodi, et me käime sellel päeval trennis. Sõltub muidugi, mis kell me ärkame, aga ütleme niimoodi, et need päevad saavad alguse, ütleme mingi kella 3-st keskelt läbi. Jah, ja siis siis sinul läheb küll see poole ööni. Aga siis ta ongi nagu pool päeva, et ma ei söö nagu hommikuti. Ja hommikul ei ole. Tavaliselt lõpuks Mikki avastan Kati, et lähme kuhugi sinna sööma, siis lõpuks avastan ikka, et kas või nüüd käisime kebaabi söömas, siis tegelikult ma söön liha, et see ei olegi nagu väga cheat nagu minu jaoks. Ja siis jõuad mingi kuu aeg, et siis alles võib-olla hakkab pihta nagu. Aga jah, et kui pigem ma valiks, et kui on nii-öelda siuke kehakaalu tõstmine või lihaste kasvatamine rohkem, et siis cheat day'd nagu on siuksed pigem, et sa ise ka ei tea, mis sa tahad, sest tegelikult su energiavarud on nagu täidetud. Et siis pigem nagu sealt, ma ei tea nagu, et vastu, kui on näiteks on põletamine, siis on need cheat day'd nagu hästi olulised minu jaoks. Ja siis ma tunnen, et siis ma tean täpselt, mida ma tahan ja palju ma tahan. Aga see on mingid arvutamist sel päeval, ma unustan seal täiesti ära, ma söön ja pugin nagu jaksan. Ja isegi kui ma praegu söön ja pugin nagu jaksan, siis mu kuradi kaal on järgmine päev mingi fucking pool kilo ainult rohkem nagu. Et tegelikult ma oluliselt rohkem sööma. Täna oli rohkem. Ta oligi jälle 600 pool kilo, vist oli nagu rohkem, et see on nagu naeruväärselt väike, et tegelikult peaks oluliselt rohkem sisse pressima, siis ongi nagu, et ma võin vabalt eile vaatasime telekat ja lihtsalt ma sõin stetslit jäätist.
mis on nagu selles mõttes minu jaoks uskumatu, et on nagu nii vähe tõuseb sul seda. jah, ja siis tavaliselt ongi, et siis järgmine päev vahest siiski tõuseb natuke rohkem, kuna. ma ei tea, vaatan mingi kuradi koogi poole ja siis. aga noh, ütleme nii, et see siitikust me räägime hiljem, aga tegelikult on ka Kati neid teinud ja tegelikult no ma lihtsalt, nii palju kellega ma koostööd teen ka, siis no ei mõjuta seda kaalu lõpptulemus, pigem kellel on eesmärk, ta on kogu aeg miinuses, ükskõik mida sa siitik teil sööd, no su areng ei jää kuhugi, võib-olla isegi läheb paremaks see areng isegi. võib-olla kui sul on ainuaasni kinni jooksnud, kõik kalorid on nii maas, tõstad korra üles ja siis see kõik tõmbab selle organismi uuesti käima ja lööb su sooled puhtaks ja ma näen seda pigem niimoodi. ja söögid on siis pigem jah, on tegelikult ikkagi süsivesikud kõrged. jah, pigem ikkagi, ma olen siuke noh, pigem ikka purks ja stritsel, saiakesed, pannkoogid. Nutella, jäätis. jah, et siuksed asjad, kui ma tsiitin lihaga, siis fuck jah, mingid tsiiti, mingid tavapärane. jäätis ja pannkoogid on sul vist iga kord siuksed asjad, mis on enam-vähem iga kord. no jäätis on sul kindlasti iga kord, aga ma ei tea, pannkooke ma olen siin viimased nädalavahetused ikka teinud ja. jah, ja siis blondid ja brünetid või need punapead ka. okei. Millist treeningu jaotust eelistad, kas iga lihas kord nädalas või iga lihas 2-3 korda nädalas läbi teha? miks ja mitu tööseeriat sa sellisel juhul lihastele teed? et noh, nüüd siis lähebki sellest toitumist nagu sujuvalt nagu treeningu peale üle. et jah, et ma olen enda jaoks ikka avastanud, et kui tahate normaalselt areneda kas steroididega või ilma, et siis pigem ikka 2 korda nädalas lihased läbi treenida. ja kui on mingi mahajäänud lihas, siis seda veel 3 korda. ei juhtu teiega mitte midagi, et see mingi tuleb üle treening, väsimus, see on mingi nõrkad jutt pigem. et aga kindlasti ei saa sihukest rutiini veel tõesti jälgida, kui te teete mingit, näiteks teete rinnalihast ja siis te teete sinna mingi 10 tööseeriat või 12 tööseeriat ja 5 erinevat harjutust, et siis võib-olla tõesti see kesknärvisüsteemi aju lihtsalt kiilub kinni, et ei jõua ära taastuda järgmiseks trenniks nagu. et minu treening on jah selline, et 2 korda kindlasti lihased läbi. ja igale lihasele enam-vähem, noh sõltuvalt siis võib-olla suuremale lihasele tõesti nagu tuleb 1 harjutus juurde, aga tavaliselt on ikka nii, et 2-3 erinevat harjutust. ja igas, no tavaliselt on kogu aeg on 2 tööseeriat. ma soojendusi sinna sisse ei arvesta. ja kordused ma olen viinud 8-6 peale ja isegi võib-olla seal 5 või 4 peale. et suured raskused ei pea tegema mingit maratontrenne ja mingi tohutult palju tööseeriaid näiteks, et mul on ikka neid kogemusi nende klientidega ikka on, kes nagu küsin, et noh, et millist jaotust sa teed siis või palju sa näiteks rinnale teed. no ma olen rinnale kuradi positiivse surumist, kalpingi surumist, horisontaalsurumist, siis ma hakkan lendama hantlitega surumist horisontaalil ja kalpinal ja siis ristivedu ja backdeck ja siis no jääb mulje, et no jesus nagu, et no see on elementaarne, et sa ei jõua ju pingutada mitte üheski fucking seerias, sellepärast et sa ei julge pingutada, sellepärast sa mõtled kogu aeg paaniliselt, kui palju mul on veel tööseeriaid. ja kui sa lõpuks oled seal mingi pool lõdvat nagu seal nii liigutanud, samas oled juba väsinud, siis sa ei jõua lõpus ka enam pingutada, et see jääbki siuke nagu minu jaoks vähemalt nagu siukseks täiesti mõttetuks treeninguks nagu, et ma võtangi mingi kliendi ja ütlen okei, nüüd võtame nii, et pinguta nagu pinguta lõpuni nagu, et okei. ja siis, kui ma olen nagu 3 tööseeriat teinud, ma ütlen, et noh, kas sa nüüd mõtleksid veel, et sa peaksid tegema 10 tööseeriat, siis lihtsalt silmad on pahupidi, ma ei jõua, mu käed värisevad. et siis järgmine küsimus oli seal, et kas pingutada lõpuni nagu oli või? jah, et kas kõik tööseeriad peaksid olema suutlikkuseni või ainult viimane? ei, kindlasti ma ütlen, et kui sul on 2 tööseeriat näiteks, et kõik absoluutselt lõpuni, et mingisuguse varusi jätta, kui sa jätad varu, milles on point, vaat ma ei saa sellest aru nagu, et
täpselt suutlikkuse piirini. See ongi see mingi vastupidavuse treenimiseks läheb nagu rohkem. No ma ei tea, milleks on nagu, et osad räägivad, et ma täna teen mingi 50 või 80% vastupanuga trenni. Et siis mul nagu tekib küsimus, et noh, mul jääb mulje nagu, et ma võtan seal võib-olla 10 kilo santli ja ma teen seal 10 korda, kuigi ma jõuaksin teha 15 korda, siis ma 10 peal lõpetan või mis on nagu, et kui mina teen näiteks mõnda lihast eelis arendada, näiteks õlga või jala esiosa või midagi, et kui ma teen mingi 2 lihast läbi treeningus, siis ühele, et teha 3 korda läbi, siis ühe mingi mahajäänud lihase ma näiteks teen jalgadele sirutust näiteks. Aga see ei tähenda seda, et ma teen jalgadele sirutusse mingisuguse vähem tugevamini, ma pingutan samamoodi iga tööseeria on ikka nii, et kuradi, no tõesti, et sa nagu rohkem ei jaksa reaalselt nagu. Võib öelda siis võib-olla nii, et kui ma teen mingi lihtsalt jalasirutust, ma ei tee otseselt jalapäeva, et siis on nagu siis mingi 50% vastupanuga treening, kuna ma seal kükid ja jalapressid võib-olla jätan ära. Aga absoluutselt nagu, et kui sa ei pinguta lõpuni, siis ei ole lihasel absoluutselt mingit mitte ühtegi, no seletagu need targad mulle lahti, mis loogika on lihasel hakata arenema. Kui sa lähed trenni, sa ei pinguta, sa pingutad natukene. Et miks sa üldse pingutad, nahku mine lihtsalt ole niisama, et lihas, ega lihas ei ole nii, et kuule, ma liigutan. Ma hakkan kasvama, lihtsalt ma liigutan läbi, ma hakkan kasvama, lihas hakkab ainult kohanemisele. Isegi kui te kasutate steroidi, siis loogika kehtib ikka sama nagu. Jah, et rahu. Jah. Okay. Ja kui te ei jõua teha mingisugune, teil on ette nähtud, pingutate nii, et kuradi on tõesti lõpuni iga seeria, siis te ei pea, siis te olete lihas on töö läbi teinud, te ei pea tegema seda mingi 5-6 tööseeriat, milleks nagu. Järgmine küsimus, kui tihti, sulgudes kui teed deload'i, kas deloadimise peaks tegema kõigile harjutustele või ainult neile, kus progress on peatunud? Mis see deload tähendab praegu? No see on põhimõtteliselt kas siis mingisugune ajaperiood, kus sa nagu treenid väiksema koormusega või noh, ühesõnaga siukene nagu nii-öelda pigem nagu puhkeperiood. Et ütleme võtta, no tüüpiline siuke nädal aega, et ma ei tea, et käin trennis küll, aga teen hästi siukse väikse koormusega, pigem nagu siuke mingi kergelt taastav periood. Jah, aga see ongi täpselt sama loogika, et kui te pingutad hästi palju, lihas kohaneb kasvada, pinguta natuke vähem, lihas kahaneb täpselt selle peale, millise koormuse ta saab nagu. Mis on väga lihtne nagu. Ehk et ühesõnaga meist kumbki vist ei harrasta seda siukest asja. Et võtaks nüüd, ma ei tea, mingi nädal aega pausi või tegelikult ei, kui me puhkusel käisime, siis ju vähemalt sina küll tegid ju trenni niimoodi, et lihtsalt, ma ei tea, käid ja liigutad läbi. Sa liigutad läbi lihtsalt enesetunde pärast, aga seal ei saa kindlasti, siis ei toeta mingit lihasarengut või siukest asja. Ma saan sellest aru, et osadel inimestel osad lihasjokid tõesti hästi jämedad, looduslikud, nagu Arvo Ader, kellel on mingid jalad ja biitsepsid, et ta võib need jalad läbi liigutada ka otsest vajadust, selle jaoks nagu ei ole, aga noh, et mingisugune koormus anda või eri läbi käiks. No jah, et siis on nagu see õigustatud, aga see ongi see, et ta ei eeldagi, et mingit lihast, mis on niigi nii suur ja ette arenenud, et seda siis kuidagi pingutades veel rohkem nagu kasvatada, et eesmärk ongi ju tegelikult kulturismis ja fitnessis proportsioon nagu. Et kui mingi lihas on kuskil liiga eest ära arenenud või liiga vähe, siis see on ju miinuseks. Ja. Millest sa lähtud jõusaali kava ülesehitamisel enda puhul? No ma lähtungi sellest, et mis asi mul minu arust vajab tööd ja järeleaitamist. Niimoodi ka mu kava nagu paika pandud nagu. Et praegu mul tõesti nagu, et no ma tahan neid jalgu saada rohkem proportsiooni jämedamaks. Ma teen nagu hästi tõsiselt, teengi 2 korda nädalas teen jalgu konkreetselt, 2 hästi tugevat jalapäeva. Ja kuna ülakeha nüüd ongi võibolla see, et ja siis ülakehale ma teen nagu selle võrra vähem, et siis ülakeha ei saaks võibolla siis nii palju koormust. Et kui ma teen nagu 1 kord nädalas teen rinna seljapäeva, siis näiteks kätepäeval ma teen rinnale seljale ainult 1 harjutuse. Aga noh, ma teen jälle nii, et ma teen nii, kui ma jaksan pingutada, aga see on lihtsalt 1 harjutus. No.
see oli viimane küsimus. See oli kõik. Mis sa naerad siis? Ei midagi. Lihtsalt oma ette. Ei, mulle lihtsalt vahepeal tuli mõttesse lisada üks kommentaar, aga ma jätan selle pigem lisamata. No lisa ikka. Ei. Siis kõige nõmes on nii, et aga ma ei lisa. Aga sa ise tegid mulle täna hommikul täpselt samamoodi. Jaa. Et ma ei tea siis, et tegelikult nende vastustega nagu see treeningi jutt sai nagu lahti räägitud, et mis on minu treeningus veel muutunud, on see, et nagu ma olen viinud liigutused nagu hästi aeglaseks. Positiivne faas osades harjutustes on nagu kiirem, siuke nagu tüüpiline, sest ja siis negatiivne faas, kus me langetame raskust, on viinud üliaeglaseks nagu, et ma tunnen, et see nagu annab mulle nagu lisa siukse ma ei tea mineku ja nüüd, kui ma mõtlen, et ma peaksin neid harjutusi tegema, nagu ma olen teinud niimoodi lihtsalt nagu tõmmeldes ja ebapuhtalt tehnikaga, et see tundub mulle nii lihtne, et ma tunnengi, et ma nagu ei saa seda koormust enam kätte, mis ma nagu aeglaste liigutustega, et ja siis täpselt ongi, nagu ma rääkisin, et mul oli probleeme oli absoluutselt õlgadega, sest noh, raam kui selline mul siuke jäme on, aga õla lihase mass oli nagu täiesti olematu, nagu nukid ainult. Siis ma tegingi niimoodi, et tegin korralikud õlatrennid, võib-olla 2 tükki, aga siis näiteks jalapäeval ma tegin õlale ühe harjutuse, tegin lendamist peale, nii et ma tegelikult sain kolm korda nädalas saaksin koormust. Ma näen. Ja ma saaksin 3 korda nädalas koormust ja mis ma veel oskan öelda, et noh, jälle see, et miks ma nii teen, sest mu enda treener teeb täpselt samamoodi ja kui rääkida ka nüüd jälle nendest mingi maailma tippudest, siis nagu, et kui ma tean, et noh, reaalselt mis asju kanglemas kütusest ta kasutab või kui väiksed kogused need tegelikult on, et kuskilt peab see erinevus tulema. Et võib-olla on siis see seal ja kuna ma olen seda ka nüüd niimoodi hakanud tegema niimoodi hästi rõhutatud aeglaselt, hästi pingutades lõpuni iga kuradi seeria ja kui enam ei jõua, siis teed või 2 või 3 korda veel otsa, vaata, kas sa tead seda, eks? Ma tean seda väga hästi. Et see on see, mis nagu arenema minu arust nagu paneb efektiivsemalt. Kedagi ei pane niimoodi, et siis ta võib loomulikult teha niimoodi, kuidas ta suudab enda, pigem võib-olla ongi ka see, et kui sa suudad enda vaimselt viia enda keha arenema nagu. Et kui sa vaimelt usud midagi muud ja sa teed nagu selle järgi, kuidas mina räägin, siis Kati teeb striptiisi neist sisse või? Välja. Ei näidanud. Ma ei ole kunagi näinud, muidugi vahemärkusega. Ühegi naise tisse. Kati tisse. Me ei ole abielus, vaata välja siis. Me ju magame ka niimoodi, et mina magan voodis ja sina magad selle põrandal voodi ees. Jah, et treening mu selles stiilis on ja ei saa kurta. Aga võib-olla räägime selle ka siis ära, et mismoodi meil see nädalane trenn välja näeb. Esmaspäeval on Kati räägib, ma olen toonud telefoni, mis pean laadima, sest minust telefonis on veel üks küsimus, kes üks inimene küsis mu käest. Räägi, Kati. Ühesõnaga esmaspäeval meil on jalapäev. Teisipäeval meil on selline jaotus, et teeme rinda ja selga tugevamat. Ehk et siis mõlemale üldjuhul 3 harjutust. Ja lisaks rinnale seljale teeme ühe harjutuse õlale, biitsepsile ja triitsepsile. Kolmapäeval meil on puhkus. Neljapäeval on jalapäev. Minul ei ole päris jalapäev, minul on neljapäeval kardio pluss kann. Tuhar. Ja üldjuhul siis ma teen reie tagaosaga. Ja reede on samamoodi puhkepäev. Ja siis nädalavahetus meil on 2 varianti.
kui meil on, ma ei tea, laupäeval aega rohkem, siis me teeme täpselt sellele teisipäevale vastupidise päeva ehk et rindselg nõrgemalt ehk et mõlemale üks harjutus ja tugevamalt siis õlg, biitseps, triitseps. Või siis, kui meil on vähem aega, siis me teeme niimoodi, et rindselg üks harjutus ja õlale siis 3 harjutust ja jätame pühapäevaks siis kõhu ja käed. Jah, no vahest kui tahame pühapäeva vabaks teha, siis me teeme lihtsalt nagu, teeme laupäeva pikemalt nagu. Jah, ma ütlesin seda juba. Jah. Et oleneb, nüüd me tegelikult viimast nädalavahetused päris palju oleme teinud niimoodi, et nii laupäev kui pühapäev ehk et me siis laupäeval ei ole nii pikalt viitsinud teha, muidu meil on laupäevad on kõige pikemad trennipäevad. Et jah, mul enne ununes mainimata, et kõhtu teeme ka veel tegelikult lisaks nii teisipäeval kui ka siis laupäeval. Jah, et eesmärk ongi nagu tehtud nagu selle järgi, ma ütlesin enne, et jalal anda rohkem seda koormust kui võrreldes näiteks ülakehaga. Et saada just seda proportsiooni kätte, et selles mõttes, kellel proportsioon on käes, siis kindlasti siuke ei pea niimoodi tegema, nagu siuke võib teha standardseid kavasid, kus on kõigile võrdselt antud koormust lihastele, siis siis sobibki see, aga kas me teame mõnda siuke bodybuilderit või fitnessi, kellel on keha ideaalses proportsioonis, ma ei usu väga, et ma arvan küll, et kavad tuleb nagu iseenda jaoks tihti kohandada nagu. Ja aga mis küsimus? Ma ei tea, see on nii pikk jutt, et ma isegi ei tea, kus see küsimus nagu on. Selle natuke toitumise alla jälle. Et kas treeningust rääkides veel et noh, näiteks võtame mingi jalapäeva või rinnapäeva, mis harjutusi me teeme näiteks? No homme on jalapäev, võtame siis jalapäeva. Kõigepealt teeme säärt, siis teeme tuhare. Tuharele siis, no see see on niimoodi päris ju täpselt rääkida, sest et oleneb, kus klubis me teeme. Jah, oleneb, mis aparaadid kinni on nagu. Et Kati teeb tuharele hästi palju, kas nii palju peab tegema, aga noh, las ta teeb. Mina teen tuharele 1-2 harjutust ja siis ma ei tea, ma kuradi tõmbasin ükspäev nii kõvasti tuhare ära kuidagi, et ma olen teinud igaks ühe harjutuse nagu mitte nii lõpuni pingutanud, aga jah, jalal ikka mingid sirutused. Samas, aga... Klassikalised mingid mitte jõudooma, vaid hamstringidele need kangiga tõmbad sirgete jalgadega ja kui aparaat on parasjagu vaba, siis aparaadiga ka need allasurumised. Ja, treeningus nii palju rääkides, et siis võib-olla ma üritan ka sükest taktikat hoida, et kogu aeg, et kasutage võimalikult maksimaalset amplituuti. Aga kui osad harjutused, kus nagu see maksimaalse amplituudi ajal näiteks kaob pinge lõpust ära, et siis ei oleks vaja seda maksimaalset amplituuti, aga siin seda kõike lahti rääkida on nagu jama näiteks kas või näiteks küki puhul, et kui te tõusete püsti, siis tegelikult pinge läheb nagu täiesti jalast välja. Et ma nagu teen nii, et ma ei tõuse kunagi päris püsti, et see pinge jääks alati jalga, et jalg jääks kõveraks. Selle võrra on raskused muidugi madalamad, egole ta võib-olla mõjub, aga samas ma ei tea. Nagu ego toitmist vajab siis. Jah, aga see küsimus, et ma saan aru, et sina sööd näiteks väga vähe rasvu. Ma ei tea, mingi söön rasvu näiteks. Väga vähe, sa ei söö? Jah, ma söön näiteks. Pigem vähe. Et igast toidaines, igast lihas või kuskil on ikka mingid rasvad sees alati. Ja näiteks päeval ma teen mingi kohu piima, kuhu ma segan proteiinipulbri, et saada valgud kätte ja siis ma viskan sinna näiteks mingi 40 grammi kreekapähkleid. Õhtul ma söön lõhe. Sealt ma saan päris palju rasvu. Ja siis nipet-näpet ja siis täpselt tulebki see, vaatad jälle välimust, et kui ikka liiga palju sööd kaloreid või näiteks rasvasid,
ei taha ka süsivesikut väga madalale viia, et noh, süsivesikut annavad mõnusa kiire energia, siuke mõnus hea pump on sees. et siis ei ole mõtet nagu rasvasid ka nagu tuua lollakalt kõrgele, kui sa näed samamoodi hakkad nagu sardell välja nägema. et eks ta on jälle nagu peegelpilt ütleb nagu. samas nagu naistel on jälle neid rasvu rohkem, kui naised hormoone ka ei kasuta näiteks, et siis katil on siin igas toidukorras on praegu rasvad sees on. võib-olla katis on isegi rasva rohkem kui mina selles suhtes jah, et võib-olla mul nagu on madal, aga kindlasti ei ole mul rasvad nagu olematud nagu. mina ei söö rohkem kui sina. katis on minust 3 korda rohkem. ja kõik see mingi 0,8 grammi kilogrammi kohta. ühe päevaga sama palju kui mina söön 3 päevaga. mingi siuke, ma ei tea, ma neid gramme nagu 0 grammi kilokaalu kohta, ma saan aru, et see on nagu igalt poolt on loetud neid tarku numbreid, aga minu arust vahepeal läheb nagu inimesi pigem segadusse nagu, et nagu ma ka ühega vestlesin siin üks päev, et mõtlesin, aga sa vaata reaalselt veetud peegelpilti, no nahku sa ajad seda mingisugust näpuga rida, kus on mingisugused treenerid on rääkinud sulle, aga makrod peavad nii palju olema, et kehakaalugrammi kohta nii palju, aga sa näed nagu kuradi fucking peekon välja nagu. ma ei tea, ma isegi ei tea, mul Facebookis vahepeal lihtsalt tulevad inimesed küsivad ja eks ma siis üritan ka vastata heatahtlikult. ja jah, siis ütleb jah, et noh, et ongi, et ma olen nagu viinud mingeid kaloreid alla või seal alla ja nüüd mul siit juba natukene kuradi juba mingi lihas paistab, siit kuskilt just jookseb veresoon. et tehke julgemalt selle järgi, mis peegelpilt nagu ütleb nagu. ja no tõesti nagu minu arust need numbrid, mis on nagu välja mõeldud või teadlaste poolt paika pandud, need kehtivad kuidagi minu arust hästi palju siukse tavainimese kohta, kelle tavaline vorm ongi siuke nagu noh, bodybuilder vaataks või fitness vaataks, kes on enam-vähem vormis, vaataks, et ta on lihtsalt paks nagu. aga tegelikult tavainimese mõistes on ta sale normaalne inimene nagu. ja siis need numbrid kehtivad, aga kui te tahate ekstreemselt muuta keha, siis see toitumine on ka natuke ekstreemsem, ei saa olla nii, et no minu arust ei ole see võimalik ja eriti nagu noh. näiteks ja siis on mingisugune hästi tihti nagu tuleb, no meil läheb see toitumise peale üle, aga. et tõsta näiteks on ka siuksed asjad, et noh, et kui treeningpäevad, siis ma söön rohkem süsivesikuid, rohkem mingeid asju, et näiteks mul siukest asja kunagi ei ole, et on treenipäev, mitte treenipäev, minu toitumine ikka nagu ühtlane ja see kalorite kõigutamine nagu käib, siis ta ei käi mul, ei sõltu treenipäevast näiteks. et kas on mõtet kaasas vedada mingi oma toitu, kui noh, saab kuskilt söögikohast nagu ka umbes analoogset toitu. aga noh, see analoogne toit on täpselt nii. no see analoogne asi on minu arust ka täpselt niimoodi, et alla lähen kuskile Rimisse ja võtan lahtisest letist selle kanafilee, mis on ilmselgelt kuskil rasva sees on, ma ei tea, praetud. no ei ole sama. jah, et kui nüüd pidevalt nagu ikkagi süüa nagu. jah, ma saan aru, et ühe korra lähed, et oi näed, ei ole tõesti muud võimalust ja mis sa teed sellega. kuidagi üle toidukorra nagu kuidagi muuta neid. mingi, võtta jälle mingisugune, kus on mingisugune nii-öelda valmistoit või kõik, siis no ei tule see keha. sa ei tea mitte kunagi. või teine asi, see lõpuks viibki oma kaloreisi nii madalale. et noh, siis sa söödki kogu aeg mingit negatiivist, siis on jah ükskõik mida sa sööd. aga kas sa saad piisavalt näiteks proteiine või lihase jaoks või ehitusmaterjali, et kas see võib jälle vajaka jääda nagu, et ma ikka soovitan, et noh, tüütu on, aga mina ei tea. ehk siis ju siis ikkagi on, et kes tuleb sellega toime paremini, kes ei tule, et ah, ma nüüd teen su toitumiskava, ma siin söön mingi kohupiim, mul kohupiim viskab üle, noh. et mis ma nüüd tegema pean siis nagu, et ütlen, et kuule, et söö nüüd ponsikuid või. no proteiiniallikas on proteiiniallikas, süsivesikuallikas on süsivesikuallikas. Neid ei ole ülipalju, aga samas neid ei ole ka vähe, et nagu vaheldust nagu tekitada endale. jaa, aga samas on ka täpselt see, et no mina ei tea. minu meelest ei ole see, et no süsivesik on süsivesik ja protein on protein, no ei ole noh. et kui sa ikka võrdled seda, kas sa teed seda vormi süües süsivesikuallikana riisi või šokolaadi, siis selles vormis on kohe näha. kas see vorm on tehtud riisi pealt või šokolaadi pealt? jah,
saab teha, aga minu jaoks ilma ja 50 kalorit rohkem alla kui. Et seda ma nagu näiteks mina vaatan kogu aeg ja ma olen isegi vist eelmises videos rääkisin, et vaatan kogu aeg ja imestan mingisugust, ma ei tea, fitnessi jälgin Instagramis, et kuidas sa nagu viitsid, jälle mingisugune, ma ei tea, proteiinisnäkk, mingi light toode ja siis ma ei tea, hakkad neid oma kuskile menüüdesse mahutama ja šokolaadi isu on ikka nii suur ja siis ma lihtsalt mingi ajangi mingit proteiinibatoone ja mingit sihukest asju nagu iga jumala päev näost sisse, et ta mahub makrodesse nii. Okei, noh, ma ei tea, kellel tuleb vorm, kellel ei tule, aga lihtsalt mina ei viitsi elu sees vaeva näha sihukese asjaga. Ja siis on, et kui järgmiseks videoks ideid vaja, siis võiksin enda treeningutest rääkida. Split, volüüm, intensiivsus ja ma ei tea. Frequency, sagedus. Sagedus. No ma ei tea, ma sellest nagu rääkisin, et noh, võib-olla siis veel kaardio, hommikul ma teen kaardiot mingi 15 minutit üritan teha, stepperit. See on nagu natukene koormav. Milleks, kas ta põletaks mul lisakaloreid või mitte. Samas on mul treener selle öelnud, et teen ja siis ma teen. Ja noh, lisaks veel, kui käis Aleksandr Fjodorov, Vene prof siin Eestis, siis ütles ka, et miks nagu üks asi nagu, et ongi see hommikune see nagu ka, et see äratab üles, see paneb sul vere käima, see paneb sul toitained käima ja kõik need BCA-d, mida sa sisse sööd ja kongemad vitamiinid, et need palju kiiremini lähevad sul kehas laiali ja lisaks on veel see eesmärk nagu. Ja noh, eks ta aitab nagu põletada ka ja kui põletate rohkem, saad rohkem süüa, et no jah, et see on niisugune nii ja naa lihtsalt, et ilmselt küll, et noh, sööks nagu selle võrra natuke vähem kui see hommikul palju sa seal põletad, aga noh, ma ei tea, kuidagi ma eelistan, et teha võib-olla natuke seda rohkem, siis juba seda füüsilist või kasvõi jalutamist peale, nagu, et sa saad nagu rohkem süüa, nagu, et see rohkem toitained käiks sinu kehast läbi, et muidu alati võib ju toitained, kui võtta minimaalseks üldse mitte trenni käia, ikka võtad nagu kaalust alla, aga sa jõuaksid siis samaväärselt trenni teha ja kõik just asjad nagu, et noh, ma arvan, et see nagu ühest vastust ei ole, et samamoodi, et kui on tehtud mingisugused teadlased, on teinud mingi tohutuid nagu uuringuid nagu, et näiteks kas üks võetakse gruppi inimesi, siis nende peal tehakse katsed ja siis, et kas asi töötab või ei tööta nagu. Aga see ei saa olla ka nagu hästi üks-ühele näiteks, ma mõtlen näiteks, et on siuke asi nagu see päevituspeptiid MT2. Et siuke näiteks siuke tagasiside, vaata seal on nagu see, et ajab hästi kiima. Mehi eriti, mõned naised ka. Ja, aga see ongi nii, et üks võtab, ütleb, et täiesti perses, nagu see on nagu 10 korda hullem kui Viagra, et nagu et no muiku öö läbi, no lihtsalt ei saa odavam püsti, paned ära, paned jälle, paned. See käib hukka teivashüppa ja samas teine nagu, et no kas sa tundsid ka mingisugust kõrvalmõju? Ei, et kui me võtamegi nüüd, et no, et kui me satub nagu teeme uuringu, testi selle inimese grupi peale, kes on nagu hästi tundlik siukse selle aine peale, et siis me võiksime järeldada, et see on väga hea, et see töötab ja see töötab, aga samas kui me võtame kogemata kõik need teised inimesed, kes on nagu hästi tundetud selle aine peale, siis me võiksime teha järelduse, et see asi nagu ei tööta. Et siis nagu jääbki nagu, et minu arust ongi ka treeninguga või toitmisega, et minu arust on hästi palju see, et vaata reaalselt, mis nagu julge eksperimenti teha, et mis sinu peal nagu töötab hästi. Ja noh, kuna ma olen nii kaua selle jamaga nagu tegelenud, siis lihtsalt see on see, kuidas mina teen, ma olen leidnud, et see töötab nagu minu jaoks nagu hästi, võib-olla mingi aja pärast ma mingeid asju, nüansse muudan, seal avastan mingi muu asja, mis töötab veel paremini. Kindlasti võib nii juhtuda, aga see on lihtsalt antud hetkel nii. Et ma ei tea, rohkem ma ei oskagi nagu treeningust eriti rääkida, et vaadake mu treeningvideosid ja et isegi kuidas ma teen, siis hästi palju on seal nüansse ja kui tahate koos treeni teha, et ma näiteks neid nüansse ka, kuidas minu jaoks saab nagu lihase palju rohkem läbi koormata, siis võite ühendust võtta ja et niimoodi videos nagu näha või näiteks ma ongi, et kui ma välgisin samamoodi siukseid nagu aeglasi liigutusi, kui ma vaatasin oma selle treeneri videosid,
aga kui ta näitab reaalselt selle sul koha peal ette, siis on hoopis teine maailm ja sa saad aru, mida jälgida, kuidas teha. Vahest on nagu raske seda infot nagu edastada suuliselt. Nii et kui on MyFitnessis, kuna me käime, siis võib ju alati nööbist kinni võtta ja küsida, kui mingi küsimus. Jah, et selline oli jutt, natuke trenni juttu. Võite nüüd jälle siis teha neid väikseid videoklippe, kuidas te vaatate Katja Jokeri videot. mida on ikka päris mitmed teinud, et huvitav, et mõned isegi vaatavad. Jah, mis Marli ja Andreas on vist teinud. Ja siis mis on väga tore selles suhtes, et minu meelest on hästi tore alati tagasisidet saada, et siis võib-olla nagu vahepeal võib-olla isegi mõtled, et mina ei tea, teed, et siuke äkki mõtet, võib-olla keegi ei vaata, kedagi huvita. Aga kui vaadatakse ja kui huvitab, siis annab nagu endale ka siukest mingit hindu edasi teha. Et see on väga tore. Ma tean lihtsalt, et igav on, aga niisama targutada. Jah, seda muidugi. Aga jah, küsigi küsimusi treeningu kohta või midagi, mis rääkima teha, siis me nagu ei oskagi, sest ükskõik mille kohta. Enda jaoks ongi nagu hästi lihtne, sest käid trennist, et sama ajal see ainus asi, mis te peate jälgima on see, et raskused tõuseksid jällegi, kas kasutate steroide või kasuta, neid raskuse tõusmine on ikkagi oluline, et see kindlasti ei ole nii, et iga trenni võtta 5 kilo lisada, et alguses võtta rohkem, pärast vähem, aga ajapikku, kui te vaatate seal mingi kuu ajal, siis vahet siis juba avastada, et seal ma mingid paadid olen rohkem pannud ja see on see, mis keha arenema paneb. Et kui te sipsite ikkagi sama raskusega, teete täpselt sama liigutust, siis keha ei ole absoluutselt mitte ühti. Ta kohanes ära selle raskusega. Ta kasvatas piisavalt palju neid molekule, mis annavad lihasele massi ja jõu. Kui te sellest üle ei lähe, ennast ei ületa, siis ei ole lihasele absoluutselt mitte ühtegi põhjus areneda, sest lihas ei arene mitte kunagi edevuse pärast, vaid vajaduse pärast. Nii lihtne see ongi tegelikult. Jah. Sööb olevat siis. Kati tahtis ühes videos ka seksist rääkida, aga seda me räägime teises videos. See ei olnud küll tõsi praegu. Me räägime oletuslikult selle pärast, et me ei ole kunagi aga võib-olla kui me kunagi abiellume, siis kui minuga kunagi on nõus abielluma. Oleneb oleneb sõrmuse kivi suurusest. Saatki mulle kive. Teiskive. Aga küll, näeme järgmises videos, siis me räägime, ma ei tea millest. Cheating Day'st peaks millalgi ja video tegema. Muidu tegelikult mul on üks väga huvitav asi külmkapis ootamas. Küll töö juures külmkapis mul läheb sellest kogu aeg maha. Reedeti, mida me Cheating Day'l tahaks süüa. See on üks asi, mis kvalifitseerub maailma kõige rõvedamate toitude hulka, aga kuna mulle üks sõber selle reisilt tõi, mitte sõber, töökaaslane sõber. Siis mul tuli kohe siuke mõte, et väga lahe oleks sellest teha video. Kuidas me selle siis ära proovime. Ma ei ütle seda veel, mis see on. Tõele me teeme selle video Paides, kui me lähme Paidesse trenni ja pakume seda ka ämma papale ja... Ei, mulle ema juba ütles, et ärge sellega külla tulge. Ikka lähme. Nii et siis peaks just minema. Jah. Sest naised ütlevad, et naise ii on alati jaa. Ei ole. Ei ole. Okei, tšau. Mul on ikka maailma kõige ägedam naine. Kus kohas? Ma ei tea, oli siin enne küsimust. Ma nägin jah, keegi läksid mööda siit selle tagant niimoodi, aga ma ei jõudnud fikseerida. Patarei. Patarei saab kohe tühjaks. Jah, sul või. Vibraator ja patareid saab vahetame jälle. Vahetame iga päevast uusi vibrapatareid. Jah, kuna sinust asja ei ole. Jah, sellepärast, et bodybuilderitel on kogu aeg pool kuus. Kui sedagi, jah. Kati võib kinnitada seda. Kinnitan, jah.